tere! Täna võtame ette ühe läbi aegade kõige mõjukama raamatu ja vaatame, mis selle sees tegelikult peidus on. Alustame kohe ühe küsimusega, mis paneb natuke mõtlema. Mis on see üks asi, see üks oskus, mis tegelikult määrab, kui edukaks sa rahaliselt saad? Mis see sinu arust on? Ja vastus, see võib sind üllatada. See ei ole sinu tehniline pädevus. Üldsegi mitte. Carnegie fondi uuring näitas midagi täiesti šokeerivat. Lausa 85% meie finantsedust tuleb oskusest inimestega läbi saada. Ainult 15% on see, mida sa tehniliselt tead. Uskumatu, eks? Jaa, tead, see pole mingi uus avastus. Kuulake, mida ütles juba ärititaan John D. Rockefeller. Ta pidas seda võimet sõna otseses mõttes maailma kõige väärtuslikumaks oskuseks. Ja ta oli valmis selle eest maksma rohkem kui millegi muu eest. Okei, aga kui see oskus on nii väärtuslik, siis kuidas seda õppida? Ja siit jõuamegi Dale Carnegie juurde. Mis on eriti huvitav, ta ei olnud mingi sünnipärane suhtlusgeenius. Kaugel sellest, tegelikult oli ta kohkunud omaenda pidavast kohmakusest. Ja just see ajendaski teda alustama missiooni, et see müsteerium lahti muukida. Ta sai ruttu aru, et probleem on palju laiem. Asi polnud ainult esinemises. Inimesed vajasid abi milleski palju põhilisemas. Selles, kuidas teistega, lihtsalt ja hästi läbi saada. Ja polnud ühtegi head käsiraamatut, mis seda õpetaks. Ja ta ei jätnud midagi juhuse hooleks. Kujutage ette. Ta muutis oma klassiruumid justkui elavaks laboriks. Ta uuris kõike, alates ajaloo suurkujudest kuni tuhandete päris inimeste kogemusteni, et leida need põhimõtted, mis päriselt ka toimivad. Ja see ongi asja tuum. Seda raamatut ei kirjutatud laua taga. See kasvas, nagu Carnegie ise ütles, see kasvas nagu laps, kogudes endasse 15 aasta jooksul tuhandeid päris inimeste kogemusi. Niisiis, mis siis selgus selle 15 aastat kestnud katse tulemusena? Tuleb välja, et kõik taandub 3 üllatavalt lihtsale, aga samas uskumatult võimsale tehnikale. Need ongi kogu filosoofia alustalad. Esimene põhimõte on tegelikult lihtne, aga me eksime selle vastu kogu aeg. Mõte on see, kui sa tahad metta, siis ära hakka mesitaru jalaga peksma. Carnegie sai aru, et kriitika on täiesti kasutu. Miks? Sest see lihtsalt ei tööta. See ründab inimese eneseväärisust, ajab ta kaitsese ja tekitab ainult vimma. Ja püsivat muutust unusta ära. Teine tehnika on seotud sellega, mida psühholoog William James nimetas inimloomuse kõige sügavamaks vajaduseks. Ja see on see tunne, et sind hinnatakse. Me kõik januneme selle järele. Aga, oot, siin on üks väga oluline konks. Tunnustus ja meelitus ei ole üldse sama asi. Üks on siiras, tuleks südamest, teine on võlts ja omakasupüüdlik. Põhimõtteliselt üks on kuld, teine on odav järele tehtud vidin. Kuulake näiteks terase magnaati Charles Schwabi. Ta ütles, et just see oskus oli tema kõige suurem väärtus. See oli põhjus, miks talle maksti $1 miljon aastas, mis oli tol ajal ju meeletu raha. Ja kolmas, viimane põhireegel on see, mis tegelikult seob kõik eelneva kokku. See on oskus lülitada fookus endalt ära ja proovida näha maailma läbi teise inimese silmade. Carnegie tõi siin geniaalselt lihtsa näite. Mõtle, kui sa lähed kalale. Sa ei pane ju konksu otsa maasikaid ja vahukoort, kuigi need sulle endale meeldivad, eks. Ei, sa paned sinna ussi. Miks? Sest see on see, mida kala tahab. Inimestega on täpselt samamoodi. Henry Ford läks isegi nii kaugele, et nimetas seda ainukseks tõeliseks edusaladuseks. Ja ometi, see on miski, mille me peaaegu alati ära unustame. Me oleme nii kinni selles, mida meie tahame. Okei, see teooria kõlab ju kõik väga kenasti, aga kas see ka päris elus töötab? Toob see reaalseid muutusi? Absoluutselt. Vaatame ühte näidet. Kujutage ette ühte juhti. Aastaid valitses ta oma ettevõttes kriitika ja hirmuga. Töötajad vältisid teda. Aga siis ta õppis need põhimõtted selgeks ja otsustas proovida. Ja see, mis juhtus, oli täiesti märkimisväärne. Ta hakkas rakendama just neid samu asju, millest me rääkisime. Lõpetas kritiseerimise, hakkas tunnustama ja tulemus, ta muutis 314 vaenlast 314 sõbraks. Tulemused ei olnud ainult tööalased. Mees ise ütles, et kui ta varem ringi kõndis, ei olnud keegi teregi. Aga nüüd on kõik ta sõbrad. Isegi majahoidja kutsub teda eesnime pidi. Ta leidis lihtsalt
rohkem õnne. Ja see lugu toob meid tegelikult kõige olulisema mõtte juurde. See ei ole mingi kogum nippe, mida sa aeg-ajalt kasutad. Ei, see on uue eluviisi kujundamine. Carnegie rõhutas seda pidevalt, siin ei ole kiiret lahendust, see ei ole info pähe tuupimine. See on uute harjumuste loomine ja see nõuab aega, järjepidevust ja igapäevast praktikat. Ja see viibki meid viimase küsimuseni. Küsimuseni, mis on mõeldud just sulle. Mõtle korraks, millist neist 3 põhimõttest saaksid sa kroobida juba täna oma järgises vestluses? See üks väike muutus võib olla algus millelegi väga suurele, millelegi, mis võib sind ennastki üllatada.